Aga hakkame siis paigaldama ja lähtume siis sellest, et meil on siis siin ukse sees ikkagi mingisugune lukuraam olemas, antud juhul siis seesama Assa 565. Ja ma võin julgelt öelda, et ma ei ole meie ettevõttes paigaldaja ja ei ole ise ühtegi seda konkreetset Heedaxes nutiluku komplekti paigaldanud. Mul on neid tooteid jah siin käes keerutanud edasi ja tagasi, aga nii on. Nüüd esimene asi, me oleme siis kruvid lahti keeranud, võtame selle mehaanilise vana lukuraami välja 565 ja paneme endale eest ära. Ma vaatasin seda manuaali ka, mis seal karbis kaasas on ja olgem ausad, et see on hetkel nagu üsna vilets, et seda tuleb kindlasti täiustada. Ma jõudsin sellele järeldusele, et kui ma panen selle 510 lukuraami siia sisse, minul on jah see kolleegi valmistatud näidispakk siin, natuke tuuga, nii, saarepuu läheb ja tahab minna, no ja saime. Panen ta kinni siia nende kruvidega, mis mul siin on ilusti. Nii. Minul on siis tegemist parema käe uksega, et see käelisus on vahetatav. Kuna mul siin teine lukuraam kohe nagu võtta, siis ma panen korraks kaamera kinni ja siis tulen tagasi. Nii, sain siis selle Assa Abloy 510 lukuraami uuesti. Tehasest tulevad need kõik välja parema käelisena, aga see käelisus on siin siis vahetatav. Millegi pärast on see üks kruvi jäetud siia selle klepsu alla, et kohe võib-olla ei julgegi nagu seda teha, ja siis ma natukene nokkisin siit ära ja siia läheb siis torks 20 kruvi keere, vajuta ilusasti kõvasti peale ja keera see torks lahti. Et ütleme ausalt, nii nagu ma praegu seda keerasin lahti, noh nii jah, tegelikult ei tohiks, on ju, tööriistaga enda poole, et ohutus enne kõik, et pane ta ikkagi näiteks niimoodi laua peale ja siis keera. Et siis kruvikeera libiseb näiteks laua peale, mitte sulle kätte. Me saame selle jah käelisuse siis ära vahetada, aga ma praegu ei hakka seda tegema. Lihtsalt nüüd on see sulle ära näidatud ja julged seda teha. Nii. Nüüd kui meil on lukuraam siin siis ukse sees olemas, minul on seda hea mugav siin sellel kõrgusel teha, et sina pead seda tegema kuskil seal meetri peal ja on ta natukene ebamugavam, aga minul on jah praegu hea siin, et kõik lukud võiks nii kõrgel olla. Ahaa, ma pean nüüd hakkama vaatama, milliseid lisatöid on vaja teha, et seda üldse saaks seda nutilukku siis siia paigaldama hakata. Ja esimene asi, mida ma näen siis, et kuna meil on siin see auk, kust see ülemine kinnituspolt läbi läheb, selle jaoks puitukse puhul näiteks mina näeksin tööriistana rasplit. Et raspeldada siit see sentimeetrine osa nagu juurde sellele 40-sele augule. Noh, auk reeglina tehasest tuleb, on selline 38-40, sõltuvalt kuidas nad teevad, on ju. Ja siis selle jaoks, et see 38-40 nüüd auk ei jääks irvitama, meil selle lingi komplekti tagant siis ongi selline parandusplaat nii-öelda. Peast ei oska selle laiust öelda, et kohe muudan ära. On siis 52, mul on selline natukene omapärane mõõdupuu täna kaasas. Raspeldame selle augu siia ära, nüüd oleme selle augu ära raspeldanud. Ja järgmine asi, mis siis on vaja teha, on siia alla üks auk puurida. Raspeldamine on selles mõttes ka ohutum, et sul ei ole puitukse puhul näiteks, sul ei ole väga nagu ohtu, et sa kahjustad ust siis näiteks teiselt poolt on, et sa hakkad siit poolt raspeldama ja sa kogu aeg nagu kontrollid seda olukorda. Hea oleks muidugi, kui sa tõesti ühtegi tööriista varem käes pole hoidnud, võib-olla ikkagi kutsu siis pigem meie paigaldaja, et saad kindel olla, et asjad saavad nagu õigesti paika. Aga kui piisavalt ette valmistada ja asja rahulikult teha, siis saab igaüks tegelikult selle paigaldamisega vähemalt puitukse puhul hakkama. Teine asi, mis siis paigalduseks vaja teha, on siia alla vaja puurida üks auk, on ju, lisaauk alumise kinnituspoldi jaoks. Mõõdad siis selle hülsi ikkagi nüüd ära, super oleks muidugi parem. Nüüd, kui meil on see auk siin olemas, aga enne kui seda auku puurima hakkad, kõigepealt võtad muidugi selle mõõdu. Üks hetk võtame selle mõõdu ära. Nii, et ma avastasin, et selline nipp on päris hea, et kui oleks see kara paneme siia sisse, noh, kas siis, jah, ütleme, paned selle uue kara siia sisse näiteks, paned ta uksega näiteks niimoodi tasa. Nüüd
võtad selle oma mõõdulindi ja siis ma ütlen sulle kohe siit selle mõõdu. Ja see võiks olla 108, aga seda sa saad ju mõõta ka niimoodi, et sa võtad selle lingikomplekti ja siis mõõdad siit ülsi tsentrist lingihaava tsentrisse. Kindlasti 4 korda mõõda, 1 korra puuri. Et kuna tegemist on ikkagi DIY selle komplektiga, siis puurid kõigepealt ühelt poolt. Sõber või elukaaslane on kodus, vaatab, et kui puuri ots hakkab siit õrnalt paistma, siis jätad nagu seisma ja puurid teiselt poolt vastu. Seda sellepärast, et sa ei lööks mingisugust kildu kusagilt välja ja ei kahjustaks siis enda ust. Et võib-olla toimib ka niimoodi, et paned klotsi siia vastu, aga mina soovitan ikkagi niimoodi, et hästi ettevaatlikult puurid ja siis kui puuri ots hakkab paistma, puidupuuri ots, siis jätad seisma ja lähed puurid teiselt poolt ilusasti vastu. Ohohoo, mis mul on siin siis? Kõigepealt läheb siis vaja seda välimist paneeli. Ma olen siia pannud selle tihendi juba. Ja siis siin on siis need ülsid. Ma täitsa avastasin, et kolleeg on mul selle näidispakku teinud, et ta on täitsa nagu sõrmega lihtsalt keeranud kinni siia. Ja see on siin nagu liigutatav. Et kui sul on mingi teine lukuraam, kus seda keskmist auku ei ole, näiteks kas või 565 puhul on ja siis sa liigutadki selle hülsi õigele kõrgusele ja keerata kinni ja ongi nagu väga universaalne, et sellepärast nagu me olemegi hästi erinevates kohtades nagu saanud kasutada seda lingikomplekti lahendust. Pakendis sa pead siis need lingid ka siia külge kinni kruvima ja selleks ma soovitan kindlasti kasutada PH2 korraliku PH2 otsaga kruvikeere. Ära kasuta PC2 otsaga, see ei toimi nii hästi, et see ei ole nagu õige.